Tervist, sõbrad! Ei kuskile! Me oleme keset Eestimaad, Pärnumaad. Ja täna on lõpuks siuke ilm, kus võib-olla saab isegi drooniga sõita, sest mõned päevad on väga palju udu olnud ja eile oli näiteks väga suur tuul ja me ei saa nautida siukest sõita. See on uus auto, Peetril Tossin. See viib mind punktist A punkti B, sest ma ei käi enam motoobis tööl. Ja long story short oli see. Ma elan Pärnus ja ma ei käi enam motoobis tööl. Ja mul on uus mänguasi. See sama, millega ma ennast filmin. Kuidas tundub? Aga mis sellega teha saab? Tegemist on siis DJI Osmo Action 5 Proga kõige uuem mudel ja mul on siin ees ka ND filtrid, vaadake kui head need välja näevad. See on esimene kord, kui ma selle kaameraga filmin päriselt. Okei, eile ma filmisin ka, sest mul on üks siuke lisa ostetud juurde, siia nagu see. See on nagu Magic arm ja siis siin on see sakker see asi, mis tõmbab vaakumisse ja see on nii tugevasti siin kinni. Siit näiteks, kui sa keerad lahti, siis sa saad ängrid nagu muuta igale poole. Nii. Ja siis selle keerad lihtsalt kinni ja on paigas. Ja mis on veel äge, võtan selle lihtsalt siit ära, keeran tagurpidi ja ops. Ja ma filmin ennast edasi. Kiirelt muudan nurka veidi ja ops. Lihtne ju. Nii, nüüd panen selle tööle. Kui te küsite, mis siis see veel on, siis see on DJI Avata 2, aga miks te nimelik välja näeb, sest ma olen siin lisasid külgas, ma olen tuulid seda. Mis kõige rohkem silma jäävad on siis sellised asjad, mis käivad siia ümber, mis annavad veel lisa protectionit. Kui matsumunad vastu puud sõidad, siis see ei lähe katki nii kergesti. Järgmine samamoodi, see kaitseb rohkem kaamerat. Need punased asjad siin, need on alumiiniumist, need väga palju kaalu juurde ei lisa. Ees on meil ND filter muidugi, et me saaks õigeid settinguid kasutada. Siis meil on siin uued propellerid. Eelmise 3 laba asemel on 4, ehk siis grip õhus peaks parem olema. Järgmine asi. Siin propelleri all, ma ei tea, kas te näete väga hästi, aga seal on nagu siuke punane osa. Punane osake. See peaks kaitsema nüüd selle eest, et vihmapiisad mootorisse lendaks või udu või midagi. Või ka näiteks liiva eest. Tänu sellele on jällegi safe'id kõik, ehk siis see on minu DJI Avata 2 nüüd. Yeah. Mu lemmik sound. Nii, sõidame lihtsalt. Ops. Ui, väga ilus. Aga selline Versu siis. Päris ilus ju. Tavaline, viib mind igale poole, kus vaja. Ja väga palju kütet ka ei tarbi. Siin on väga ohtlik. Ma ei näe kõiki neid puid väga hästi. Okei, lähme siit otse. Proovime minna siit. Vau, see on mõnus ja rahulik kulgemine. Vau, väga hea. Hästi tehtud, Oskar. Väiksed oksakesed, need ei tee meile midagi. Näed, ma oskan rahulikult sõita küll. Lähme rahulikult siit vahelt läbi. Wow. Natuke ma tundub, et on ikkagi raskust juures, sest ta ei ole nii erks. Autosid on tore jälitada sellega. Ja tuleme ringiga tagasi. Ilus. Siit vahelt läbi ka. Opsa.
väga ilus. Ja jääme siia ette nagu vaikseks. Väike kriiv ei tee midagi meile. See on ilus ängel. Oota, kui ma tulekski mööda seda teed vastu nagu. See on madal, see on madal. Ma mäletan, alguses öeldi, et FPV-ga nagu just selline sujuv asja näitamine on nagu raske, just ümberringi sõitmine ja ma saan aru sellest. See vajab harjumist. Aga näed, tehtav. Võtan selle alla nüüd. Kas ma sõidan siin samas? Ei, sõidan edasi. Leidsin uue koha. Siin on natuke rohkem puid. Nii, manual mode. Mootorid tööle. Sõidan. Et siis eile õhtul ma proovisin, panin nagu erinevatesse kohtadesse auto külge seda kaamerat kapoti peale. See oli väga hea kaader. Siis sa saad panna kõrvale akende külge. Tagant mul oli must, ma oleks tahtnud muidu taha ka panna niimoodi, et tagaklaasi pealt näitab alla nagu. Aga ei saanud, sest auto oli must ja märg oli ka veits. Aga mis ma ütlen teile, 2024 on läbi. Ma olin sellel aastal natukene laisk, mida ma kindlasti tahaks parandada. Kuidas teie ise sellega kirjutage kommentaaridesse, kas teie olite laisk see aasta või mitte. Kas te oleksite saanud midagi paremini teha. Mina kavatsen midagi ägedat teha järgmine aasta. Ma alustan 1. jaanuaril. Ma arvan, et selles ei ole midagi halba, et kui sa alustad 1. jaanuaril, aga okei, 1. ma võib-olla ei lähe sporti tegema. 1. ma lihtsalt olen ilusasti kodus. Aga 2. jaanuar, siis ma teen mingit sporti juba. Ja ma tahaks rohkem YouTube videosid teha, rohkem enda asju, rohkem neid ägedaid kliente, kelle storyt rääkida, kelle firmat promoda. Et ma olen valmis. Hea! Aasta lõppu! Kõigile! Lähen nüüd ära. Tšau!